väljakul Ventspilsil, kui Anderson jääb Esiuku vastu ja läheb sealt näiliselt raskele viskele, aga tema jaoks ilmselt mitte väga raskele. Tugevad püssid, kes väljast võivad igal ajal peale keevitada ja sealt... Aga meil on ka, Rokil on ka ja Sten Timo Sokk on sel hooajal näidanud, et võib igal hetkel peale keevitada. Persins, Anderson ja nüüd mängib üle Toronin, aga viskab korvi alt mööda, aga Sokk korvi alla, Toronin Strelniaksi vastu, Strelniaks, kes ise armastab pukis, selt korvi poole mängida ja kohe, kui seal kaitse kokku tõmbab, on sööt Esiukule ja 2 punkti pealt kirja. Lühemale kasvule, ilusti käsi oli püsti. Veidemann korvi alla välja ja seekord teeb selle ära. Anderson, Toronin tema vastu, Esiuku korvi alla ja nüüd pääseb küll liiga kergesti sinna. Sokk. Ja Sokk läheb korvi alla välja, sööt tuleb Toroninile, kes on täiesti vaba ja läheb. Midagi tarka seal ju, jah. Persits korvi all ja Vallo Allingu näitab natukene Jõgevama sisu. No hea kaitse Rokilt jälle, pick and rollist saadi pall lätlaste poolt küll korvi alla, aga seal oli ilusti Allingu ka. Ja Allingul viskekoht ka olemas ja 2 punkti siit veel juurde. Strelniaks, Jaani Strelniaks, Kuzminskas ja nüüd Allingust saab mööda ja nüüd Allingu natuke liiga kergelt lasi ja Hunter seal üritab kohe ründelauda saada. No Esiuku puhastas terve selle 3 sekundi ala ära praegu, no mis sööt nüüd? Veidemannilt vale sööt ja nüüd tuleb 2 ühe vastu korraks ja Esiuku teeb 1-1 lõpuks selle asja ära. Jah, see on natuke nüüd üllatav, et punkte siit ei tulnud, oleks hädasti vaja olnud Veidemanni enesekindluse kasvatamiseks ka. Ja Esiuku läheb ja Esiuku on seal vastas. Vabandust. Eifus ja siit tuleb jälle palli kaotus, kui Artur Strelniaks lõikab selle palli vahelt ja oskab sealt mööda visata, aga pall jääb Ventspilsile. No vot see on nagu andestamatu, jah, et pall kaotati, aga tagasi tuleb joosta. Ja nüüd Hunter korvi all ja Laksaki pealt ja nüüd on see viik olemas. Ja mees annab pikkust sellel mehel. Leping. Ja teeb selle lisasammu ja ilusti vasaku käega pall korvi. Kaasa selle emotsiooni leidmisele. Hunter Esiuku vastu ja sealt tuleb kulp. Viimast kaotust. Ja. Nojah, siin võis muidugi paha tuju olla ei olnud. Eifus korvi alla ja 2 punkti juurde ja Rokk saab initsiatiivi tagasi. 60. No täna 50 seni. Tsitsatse korvi alla ja see... No uus mees ei astunud just pikk. Väljakule tuleku võimalust Ventspilsil, kui Jaani Strelniaks võtab hoo ülesse ja näeb ära selle hetke, kus tuleb nõelata lõpuni välja. Rokk ei ole veel punkte saanud. Ja jäänud siis 20-21 kaotusseisu, Veidemann vasakult käega korvi alla ja tuleb. See oli hästi jälle ja vajalik. Kohe vastu Maris Kulbis ja sama kergelt tuleb vastu. Vairoks, Jaani Strelniaks. No, nüüd... Ja leiab korvi alt Hunteri ja see mees vajutab küll päris mehiselt neid asju korvi. Nüüd seesama Läti kohtunik jättis seal jälle näiteks... Sokk toob palli üle. Ja sealt viskekoht avaneb ja 2+1 sellisel kombel on küll magus. Strelniaks jätab välja palli Persitsile, vise läheb mööda. Ja ei saa. Rokk seda lauapalli kätte ja nüüd tuleb 2+1 siit ka veel. Artur Persits. Rõngast väljakule ja miskipärast peeti mäng kinni. Oi, kui lihtsalt nüüd tuli. Ja Persitsilt jälle punkte juurde ja keskmängija kohuseid täita ja lõpuminutitel tegelikult päris valusalt nõelas, kui Sokk nõelab ka nüüd päris hästi. Esiuku vastu Veidemann, nüüd Hunteri vastu Veidemann ja kohe nõelab 3-sega. Oi, ja see oli magus 3-ne praegu. Ja kas tuleb kohe vastu ja tuleb kohe vastu. Ja sööt välja Toronin 3-ne ja läheb. Ja Rocki 3-sed täna 9-4. Ja viga ka käes, nii et kokkuvõttes resultatiivne rünnak. Ja Allingult vale sööt otse Rashad Andersonile, kes jätab palli ette Persitsile. Mõni käes on pall, kes jääb Hunteri vastu. Allingu viskekoht on ja 2 punkti on ka. Sokk sai seal treener Visnapult oma juhtnöörid ka. Veidemann katte tagant kohe peale. Ja nii peabki. Usun, et Andres Sõber praegu kodus väga muheda ja rahul oleva näoga vaatab. Hästi ja enesekindlalt praegu mängivad Rocki mängijad. Oi. Persitsile korvi alla ja teisel katsel saab mees palli korvi. Strelniaks. Ja nüüd võtab Strelniaks üles ja läheb kiirusega 2 Rocki mängijast mööda. Lauas, aga pall kukub Ventspilsile. Ja nüüd väljaku nurgast Anderson valusa 3-se kostitab.
Veidemann, Jeppe Juku jääb kattesse kinni, Veidemanni vise mööda, Eifus võitleb lauas ja saab sealt kulbi Hunteri käest. No, aga pall jääb Rokile. Võitles tublisti edasi ja sellest pole midagi, jah. Nii, Esiokvu nõuab palli ainsa Ventspilsi valge mehe vastu ja Hunter on seal jälle ootamas, aga hästi praegu Esiokvu valitses seda olukorda. 10 punkti temaga arvel. Marek Toronini üles. No, Lepik, viskekoht, kas siit tuleb panna ja tuleb sisse panna ja Lepiku rusikad püsti. No nii palju on, et Persins käib ja laob neid katteid seal, mis väga õnnestunud ei ole. Aga mis organisatsiooni siin vaja, kui Anderson tuleb ja lajatab sellise kolmese. Ja nüüd võtab jälle F. Juku hoo ülesse ja mängib 1-1 vastu Eifusi üle. Puhas korvikõtt on see mees. Lepik korvi alla täpselt samamoodi ja 2 punkti juurde. Ta mingil hetkel koos siin Saatset ja Sokku, kui siin Lepikul on juba 4 viga. Ja 5 sekundit jääb, et siin Saatse võtab hoo ülesse ja seal pannakse käsi peale tema viskele. 1 sekund. Artur Strelnieks viimasel sekundil saab veel viskele, aga mitte just kõige paremas positsioonist, mööda see läheb ja Ventspil sees 58-57 ja 10 minutit jäänud. Vairoks ei ole väga silma paistnud täna, Kuzminskas ronib sinna otsajoone peale, Vairoksile sööt ja üle Allingu käe, ei vabandust, üle Toronini käe ja jälle +3 Ventspilsile, Eifus, Allingu, Kuzminskase vastu ja natukene lühikeseks jääb see vise. Tistab Kuzminskasega, Veidemann. Ja nüüd Veidemann võtab hoo üles ja vasakuga läheb ja pall ei kuku korvi. Toronini kõhtu pärast seda, kui vile oli kõlanud. No, Sokk ja tuleb katte tagant ja paneb ära selle ja Soku esimesed punktid teisel poolajal. Renjeks ja võtab Soku vastu hoo üles ja imekombel jõuab see pall Hunterini, kes mitte just väga imekombel selle sealt korvi pistab. Siin oli isegi selline mingi väike ebastandardne liikumine tema poolt. Eks ole ka aega. Esiukvu. Ja Esiukvu annab sealt keha ja 2 punkti tulevad ja Persinsi vastu need tulevad. Ja jälle 1 on vahe. 5 sekundit jääb Persinsile pall, nüüd on Vairoksi käes see pall, ai, oli vaja siin rääkida seda Vairoksit nii palju taga. Siis nüüd on vaja teravust ikka endiselt. Aga Toronil viskekoht olemas ja mööda läheb, Esiukvule võetakse lauas viga. Ja. Strelnieks ja Saatse seal üsna riskantselt kaitses, mängib Persins uuele katsele ja nüüd tabab ja nüüd on vahe juba 7 punkti. Pilsi parim korvikõtt ja Allingu läheb vastu panema ja panebki. Vot nii. Külma kõhuga, rahulikult, hops. Ei ole Allingu just sel hooajal eriline kolmeste mees olnud. Vairoks ja leiab sealt sööduga jälle selle sama mehe Artur Persinsi. Ja kukub sisse. Ja nüüd on iga punkt arvel loogiline. Ja mis selle sekundiga toimub, ei tohiks see lugeda, ja kohtunikud loevad ära Strelneksi korvi. Ja vist oleks olnud õigem öelda, et ei oleks tohtinud see mees sinna niimoodi jääda. Sööt välja, Eifus kolmene ja nüüd on vaja minna ja ei kuku see pall korvi. 76-70, 2-26 jääb ja nüüd Rocki aitavad vaid korvid. Vise ei tule, sööt Lepikule ja läheb see vise korvi ja Rocki võimalused jälle ärkavad. Hästi mängitud siin Saatse poolt. Ja võeti nende liikumise esimene sööt, võeti ära Esiukvu poolt. Vairoks siin Saatse vastu, läheb ise viskele ja viskab mööda ja lauapall kellele? Läheb Esiukvule ja lauas Hunterile. Viga Allingu vastu. No siit tulevad vabavisked, tore, vabaviskaja. Ja Veidemann tabab. Ka visatud. Ja läheb 2-2 ja 1 punkt vaid on vahe. Ja rünnaku lõpuni tagasi Kulbisele ja läheb tagasi pöördet viskele ja viskab mööda. Ja siin Saatse läheb, keerutab ja võeti talle jooks. No oleks varem pidanud ära söötma, aga... Siin Saatse vastu ja Hunter oma kõva massiga on seal päris mehiselt segamas, kui F. Juku võtab ja see on see individuaalne meisterlikkus, mille vastu on raske muud teha, kui lihtsalt müts maha võtta. Ja raske vise oli. Aga nüüd on võimalus, kõik on Rocki kätes sisuliselt. Sellest rünnakus kindlasti vaja korv saada. No siin Saade nüüd on F. Juku vastu, seal 1-1 ei hakanud seekord ette võtma. Sokk Hunteri vastu ja Hunterile võetakse viga ja see tähendab teadupärast vabaviskeid. Siit on kindlasti vaja 2 punkti Rockile.
ja tuleb. ja Lepik 12 punkti, nemad on olnud need vedajad, kui Sokk vahest kaks. ma arvan, et Hunter võiks olla potentsiaalne vabaviskaja. aga ei, tehti Kulbisele ja see teooria pidas paika. sisse visata kindlasti. ehk. ja olukord on teine. ja siis oleks time out loogiline Rocki poolt. no nii. täpselt nii lähebki. 2 punkti vahe, time out ja praegu on see mäng Rocki kätes. Need on need 5 meest, kes peavad selle asja Rockile praegu ära tooma. Sokk kolmese kohta on ja ei lähe ja lauapalli ei saa Rock kätte. ja viga vilistatakse nüüd kiiresti ja vot sellise asja peale läks Rock praegu välja. oma liikumist enne kui Artur Strelnieks ja kas läheb teinegi ja läheb ja kas Esiuku lükkab selle palli ise sisse. ja kas siit võib 2 punkti tulla. ja nüüd selle tarvis vist peatatakse aeg kinni ja nii ongi, 2 punkti anti selle eest veel. ai. 20,4 ja juhtuda võib siin veel palju. nüüd kiire korv Rockile ja kõik on veel elus. Sokk tuleb kiirelt üle, söödab välja ja sealt ei tule korvi. Rain Veidemann viskab mööda, Esiuku teeb veel Artur Strelniaksile oma 5. vea. Janis Strelniaks oli siis mees, kes seekord saab vabaviskeid proovida ja nüüd on Ventspilsi edu juba 7 punkti, 84-77. Paade tuli veel väljakule. Veidemann toob palli kiirelt üle. Lepik, Paade ja sealt tuleb visata, et siit saad see lõpuks viskab, aga mänguaeg on läbi ja 84-77 läheb Ventspils veerandfinaalseeriat juhtima 1-0 ja seda seeriat mängitakse 2 võiduni ja kohtume uuesti neljapäeval.